Millest ma tahtsin täna rääkida, on see ažotaaž ja hirmu külvamine meie ümber maailmas. Igalt poolt lehtedest, meediast, igalt poolt kajab vastu Covid. Covist on kujutatud nagu must surm, vikati ja käib ja lõikab inimesi maha. Tegelikult on niimoodi, et kui jätta kõrvale konspiratsiooniteooriad, jätta kõrvale see, mida meile räägivad erinevad arstid, koolis karjuvad, pane maski ette, ära pane maski ette, mask aitab, maski aitab, kuidas pidi panna, kus seda osta, kohe hakkab tulema mingisugune vaktsiin, kuidas üldse vaktsiin saab olla paari kuuga ja tegelikult töötatakse välja aastaid, pikki aastaid, et saada see. See on jabur jutt kõik. Ainus asi, mis tegelikult seisab meie tervise ja kõikide neile haiguste vahel, on meie immuunsüsteem. Meie immuunsüsteem suudab meid väga hästi kaitsta, kui immuunsüsteem on tugev. Kui immuunsüsteem on nõrk, siis pääsevad erinevad haigused meile ligi. Mis tapab meie immuunsüsteemi on see, kui me istume kodus ja väljas ei käi. Käige väljas, tehke sporti. Nüüd teine asi, mis tapab immuunsüsteemi, on hirm. Hirmu külvamine, ärevus, hirm, stress. Ja sellega tegelebki meie massimeedia, alates meie valitsusest ja kõikidest ajalehtedest. Ja isegi lööd YouTube'i lahti, on see täis seda. Lõpetage inimeste immuunsüsteemi tapmine ära oma hirmu ja ärevuse külmamisega. Immuunsüsteem saab sellega väga hästi hakkama, nagu me oleme siiamaani saanud. Ja üks asi, mida ma tahaks teile südamele panna, inimesed, hakake ennast ise usaldama ja uskuma iseendasse. Kui te usute iseennast, usaldate iseennast, siis me saame sellest kõigest üle. Uskuge mind, ma olen selle mitmed kordi läbi käinud elus. Kui ma oleks uskunud kõike arste, siis ma oleks istunud juba ammu ratastuulis või oleks surnud olnud. Kuna ma uskusin iseennast, siis nagu te näete, olen ma jalul, naeran, teen sporti ja olen elurõõmus. Usaldage iseennast ja toitke ja turgutage oma immuunsüsteemi. Edu teile!